Tere hommikust. Käes on järjekordne turundusamps ja täna meil on teemaks minu meelest väga aktuaalne asi, sotsiaalmeedia, kus asuvad inimesed ja seal, kus asuvad inimesed, seal peaks olema ka meie ettevõte. Aga teinekord selle valiku langetamine, et milline, kuna neid sotsiaalmeediakanaleid on tõesti nii palju, õnneks Eestis selliseid populaarseid sotsiaalmeediakanaleid vist nii palju pole, me saame kohe seda Briti käest teada, aga ikkagi see valik, millises kanalis olla, olles võib-olla ise selline üksik ettevõtja, kes peab mitmel rindel korraga tegutsema, hoidma oma raamatupidamise korras, leidma endale uusi kliente, teenindama kliente, mõtlema välja tooteid ja nii edasi, kõike seda sisuloomet tegema, mida see sotsiaalmeedia nõuab, et siis me teame, et see aeg on see meie kõige kallim vara ettevõtjatena ja kõige piiratum ressurss tegelikult. Ja see valik, millises kanalis siis olla aktiivne, see tõesti on oluline, et kuhu sa panustad oma aega ja mis tulemusi sa üldse oodata saad. Ja võib-olla kas üldse sul on mõtet sinna sotsiaalmeediakanalisse minna. Need küsimused meil täna kõik siin õhku viskame ja mul on nii hea meel, et meiega on Brit, kes on tegelikult aastaid tegutsenud selles vallas ja hoidnud nagu just Eesti turul ka seda kätt pulsil tehes neid uuringuid iga-aastaselt. See aasta vist oli juba 6, on ju? Kus sa siis uurisid erinevate ettevõtete käest, kuidas nemad sotsiaalmeediat kasutavad ja ma usun, et sul on selline hea suur pilt erinevate valdkondade kohta ka, sest meie publiku hulgas, kes siin vaatavad, on ka erinevad valdkonnad. Ja täna hommikul ma siis küsisin ka ja ma küsin seda ka häälega, et postitasin siia kommentaariumisse, et kirjuta, et millises kanalis sina oled aktiivne ja miks ja kas sa üldse oled aktiivne kuskil sotsiaalmeediakanalis. Ja siin on erinevad vastused juba, näiteks Aimar kirjutab, et Facebook ja LinkedIn, sest teoorias peaks olema neis vanuserühmad, kus ka raha on. Ehk siis TikTok on nagu välistatud siin praegu, tundub nii. Aga hästi põnev. Võib-olla Brit tegelikult alustame sellest, et tutvusta ennast. Sa oled 20 aastat turundusvaldkonnas tegutsenud juba. Räägi, Tere hommikust, Brit olen mina, et tegelen Miilos reklaamis perefirma on meil. Mina teen siis sotsiaalmeediate sisu, ehk siis haldan ettevõtete lehekülgi, sotsiaalmeedia lehekülgi, teen sotsiaalmeedia reklaame ja siis kirjutan Google'i jaoks meeldivaid tekste siis kodulehtedele ja abikaasa tegeleb mul siis Google Adsidega. Et kuigi me oleme aastad koos olnud, siis tema töö on tema töö ja minu töö on minu töö, mina ei tea temast midagi. Aga jah, et olen seda tõesti 20 aastat juba teinud, ma mõtlen turundust, et alguses muidugi siis teiste all olles, et alustasin hotellist, laenufirmast, restoran ja siis vahepeal olen olnud siin veel raadios, välimeedias ja nii edasi, aga nüüd peale kaksikute sündi, siis kuna paari kuuse töö otsustasin, et 3 last ja ma ei ole väga atraktiivne tööturul. Ja ei taha ka olla, enam tahaks kodus ka vahest olla, et nad on praegu ka mul kodus, ma loodan, et nad kuskilt ei tule, ma saatsin aia majja. Ja siis nüüd 7 aastat olen tegelenud sellega, mis ma siis praegu teen, et oma ettevõtte alt. Et sisuloome tundub sinu jaoks nagu igas mõttes selline hästi kodune teema, on ju? Jaa, täiega meeldib. Kas ma võib-olla küsiks siis nii, et või okei, see on võib-olla liiga detailne küsimus juba. Ma küsiks üldisemalt seoses selle uuringuga, mis sa nüüd läbi viisid. Mis on üldse need kanalid Eestis, kus on inimesed? Äkki sa loetleksid need üles? Ai, selles mõttes, et neid kanaleid on palju. Et Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, kontakte ja nii edasi. Et neid on palju, aga ettevõtjana ei peaks sind huvitama nii väga see, et kus inimesed on, vaid kus on sinu persona, ehk siis reaalne ostev klient. Et nad võivad olla igal pool, aga kui sul ei ole mõtet minna kohta, kus reaalselt sul ostjaid ei ole nii palju, ja siis keskenduda sellele, et see on puhas aja raiskamine. Võib-olla siis väike ülevaade ka, et kui sa lugesid need kanalid üles, et võtame siis need võib-olla 5 kõige populaarsemad kanalid, et milline profiil sobitub näiteks Facebooki kõige paremini, LinkedIni, TikToki, Twitterisse. Kas sa saad tuua välja sellise nagu keskmise profiili, kes seal kanalis viibib? Kusjuures ei oskaks. Sellepärast, et võtame näiteks LinkedIn ja ma ei tea, Facebook on ja tunduvad täiesti erinevad kanalid.
et üks on nagu puhas B2B või siis selline ärisuhtlus ja ma ei tea, kassipilte sa ei leia sealt, kuigi ükskord koolitusel ma näitasin, et LinkedIn on see keskkond, kus kassipilt ei leia ja esimene pilt oli kassipilt. Et see ei lähe mul kunagi meelest. Aga selles mõttes, et ta päeval on võib-olla seal töö ajal, aga õhtu läheb ta scrollib ikka oma Instat või Face'i. Et selles mõttes öelda nüüd, et B2B-le ei ole mõtet teha turundust siis nii-öelda tavakanalites ehk siis Instas ja Face'is ja ma ei tea, YouTube'is on ja minu arust väga vale, sest et ta reaalselt oma vaba aja veedab ikka nagu päris inimene. Päris inimene, nagu tavaline inimene. Ja see on hea näide, aga toome siis sellise näite, et meie vaataja on väikeettevõtja, üksik tegelane, üksik inimene oma ettevõttes ja nagu öeldud, tal on tohutu nimekiri iga päev ees, mida ta tegema peab. Mitu kanalit sa üldse soovitaksid sellisel väiksel ettevõtjal nagu oma turundusstrateegiasse planeerida? Ei no ühe ja kui sa tunned, et sealt läheb hästi, et sul on piisavalt aega seda teha ja siis nagu vaadata teisi juurde, et hästi paljud ettevõtjad pöörduvad ka minu poole, et mul on vaja Instat, Face'i, TikToki peaks ka tegema hakkama, ja siis ma küsin, et okei, ma võin need kanalid sul teha, kes nüüd haldama hakkab, siis on niimoodi, et ma ei tea, teen ühe video ära, panen kõikidesse platvormidele, et see ei lähe päris niimoodi, et see sisu on ikkagi teine. Ja teiseks on see ka, et kas sul reaalselt oskusi on. Et ma võin küll arvata, et ma oskan, ma ei tea, Instat scrollida, aga kas sa oskad seal strateegiliselt hashtag'e paika panna ja leida sealt oma see nišš ja sihtrühma või kas või millised need pildid või. Et mina näiteks ei tee tasuliselt TikToki kanaleid kellelegi praegu ettevõtetest, sest et ma arvan, et mul ei ole piisavalt oskusi, et seal nii-öelda lendu minna, kuigi jah, seal võib mis iganes lendu minna. aga niimoodi sihipäraselt turundada minu südametunnistus ei lubaks raha võtta selle eest. Et sa mainisid, et üks kanal siis, kus hästi teha, kui tihti üldse peaks postitama siis sellesse ühte kanalisse, et oodata neid tulemusi? No siin on jälle see, et sõltub ettevõttest, eks ju, uudisteportaal ei saa lubada endale 2 postitust nädalas, aga nii-öelda keskmine ettevõte, ma ei tea, kes müüb. Näiteks mul oli kunagi üks klient oli lihafirma, ta kuivatatud lihasi müüs ja siis ta ütles, et mida ma räägin, ta oli 4 toodet. Ma tegin 2 aastat talle sisu. Et nipp oli selles, et mul oli kass selle lihaga alati kodus ja ma tassisin seda igale poole kaasa, küll ta oli meil, ma ei tea, lapseraamatu vahel voodis, kuuse all, kus iganes on ja siis saatsin muudkui, panin pilte sotsmeediasse, ütlesin, näe, rõõmsad kliendid saadavad pilte, kus nad ja kuidas liha tarbivad. No oluline on seal silmas pidada, et kui käed peale jäävad, et sõrmused ei oleks näiteks samas kohas või mingi taust ei oleks samas kohas. Või näiteks oli üks selle kasvuhoonede firma, ta ütles, et tal ei ole midagi talvel kirjutada. Ja siis ma võtsin väljakutse vastu, sa saad kirjutada ju, kuidas lume eest kaitsta, et see kasvuhoone sisse ei vaju, siis kuidas hoolitseda sügisel, mida seal üldse teha, siis hakkad juba kirjutama, et mida ette kasvatada ja nii edasi. Ühesõnaga ma soovitan minimaalselt 2 postitust nädalas. See on puhtalt selle Facebooki, Insta ja algoritmi jaoks, sest et kui sa teed vähem postitusi, siis on niimoodi, et Meta ei tea, et sinu postitused su jälgijatele meeldivad, sest nad lihtsalt, neil ei ole võimalust panna sinna laiki, lugeda, vaadata pilti suuremalt, mis iganes. Et kõige lihtsam on seda tegelikult seletada sellega, et meil kõigil on sadu sõpru või sõbrad Facebookis ja nii ja naa, eks ju. Mul on ka seal mingi 1500. Ja siis on niimoodi, et see mõne sõbra postitus näeb praktiliselt iga päev. Ükstaspuha, mida ta postitab, see on su seinal. Mõnel on niimoodi, et sa näed võib-olla ainult siis, kui ta abiellub, lahutab ja saab lapse, sest et ta tuleb eraldi välja, sest seal on palju neid teavitusi. Kuigi lahutuse puhul just ei ole eraldi pinti. Aga see ongi täpselt sellepärast, et see, kelle postitus sa oma isiklikul seinal näed, sõltub sellest, kui palju sa temaga suhtled. Et kui sa tahad teha lihtsa katse, siis mine vaata mõni sõber, keda sa ei ole ammu oma seinal näinud, pane mõni like ta pildile, kirjuta korraks Messengeri või ma ei tea, kliki kas või niisama ja vaata neid postitusi, mis ta teinud on. Ja siis ta hakkab sinu seinal välja tulema. Ja sama põhimõte kehtib ka ettevõtete puhul. Kui su klient ei näe sisu,
siis sellepärast, et tal lihtsalt ei ole võimalik su suhelda ja Meta ei tea, et sa meeldid talle. Sa võid nii tarka juttu sinna panna ja nii ägedaid sisu luua, aga ta lihtsalt saab seda nii harva, et Meta algoritm vaatab, et kuule, et sealt tuleb ikka igavat postitust. Aga siis räägitakse sellest ka, et sinu Facebooki nagu näiteks Facebook on praegu meil see, kus me seda ülekannet ka siin teeme ja kõik olemegi täna siin hommikul Facebookis, aga et see sisu jõuab ainult hästi väheste jälginjatele, kui ütleme, kui sul on 1000 laiki pandud sinna lehele, siis tegelikult see sisu, mida sa postitad, jõuabki ainult maksimum 5%-ni. Kuidas sellega on? Noh jah, mõned optimistlikumad ütlevad 10%, aga mina nii nagu tagasihoidlik ei oleks, et ma ikka üritan seal ikka natuke rohkem saada, kui ma oma sisu loon, on ju. Et mul on suht tavaline, et kui mul on mingi 1000, et siis tuleb seal ikka paar tuhat seda jälgi või vaatamise asja. Aga mis on nagu mõte, on see, et sellisel madala orgaanilise tasuta riitsi puhul hakatakse otsima, et kuule, nüüd peaks spetsialisti võtma, kes hakkab meile postitusi tegema ja siis nad lähevad tohutult lendu. Et mina põhimõtteliselt ei halda väikseid ettevõtteid sotsiaalmeedias, sellepärast, et ma ei suuda enam jaolt nende postitustega mingit imet teha. Natukene seal tõstad ikka seda riitsi, aga see ei too nii palju raha tagasi tavaliselt, kui siis nagu sa mulle maksad. Ehk siis, mida ma teen, on üks asi, ma ütlen, et parem maksa mulle reklaamide tegemise eest, pane see raha reklaami jaoks, et sa saad pool aastat tiksutada põhimõtteliselt kas või väikse mingi summaga. Või teine asi on see, et mida ma hästi sageli teen, et ma annan konsultatsioone, et vaatame koos kanali üle, mida sa ise saaksid teha paremini. Ja siis mingi kuu aja pärast näiteks vaatame uuesti üle, et kuidas toimis. Et siin uuringus ka nüüd see aasta oli päris suur langus sellest, et kui muidu oli ikka aasta-aastalt kasvas see, et palgati spetsialist väljastpoolt, siis seekord oli niimoodi, et oli päris oluline langus seal. Kui ma nüüd uuringust räägin, see on mul Miilase lehe peal olemas. Ja. Ma ei tea. Sa võid jagada täitsa ekraani ja näidata võib-olla korraks. See oleks väga põnev, et kuidas Eesti ettevõtted planeerivad oma 2023. Ja aitäh sulle, Hendrik, et sa mainisid minu mikrofon on vaiksem kui Britil, et siis loodan, et nüüd on parem, sa võid kommentaaris märku anda. Et ühesõnaga, see on kõigile tasuta loetav, et miilas.ee ja kasuliku alt leiad need. Et jah, see summa juures rääkisime et turundusega tegelevad inimesed on mõnevõrra väiksem kui eelmine aasta, eks nad on siis nagu läinud müük ja turundus nii-öelda koos, et ei ole raha eraldi palgata. Aga siis ettevõtted haldavad sotsiaalmeediat ise, et 87,4% oli see aasta lausa selleks. Et jah, et see ma usun pigem sellesse, ma olen alati selles uskunud, et tegelikult sotsiaalmeediat hästi teha, siis see peaks olema ikka inimene majast. Et eriti kui nüüd need TikTokid ja videoformaat on, et see, kui sa nüüd siis saadad mulle paar päeva hiljem mingi lavastatud video ja siis paned sinna mingi juurde hashtagid ja mõtled, et see on tohutult äge, siis see ei toimi nii hästi kui see, et sa reaalselt teed emotsiooni pealt video ja laadid selle ülesse. Nii, ja mul tuleb siit tead. Ja siis, aga kui palgatakse, siis kontode haldamise tasu on 100–300 eurot kuus. Et jah, mitte et ma tahaks öelda, et selle hinnas ei saa, sul võib väga hea inimese saada, kes lihtsalt on alustanud, eks ju. Aga jah, mõtle esiteks, kas see raha annab juurde seda riitsi nii palju, nagu sa sooviksid. Riitsist on vähe abi, et eurot siis kontonumbril on ikka olulisem. Ja teiseks, et jah, et kas tal on selle nagu kogemus selle põhjal, et varasemale toetuda, et kohe alguses nagu, et ma tean, et see ei toimi põhimõtteliselt. Näiteks call to actionitega ma olen ise testinud nüüd mingi circa pool aastat, et kui ma muidu tegin neid kogu aeg niimoodi, et kirjutasin selle teksti ära mingi mulli ja siis panin lõppu, et mine kliki nüüd sinna või vaata sinna või mis iganes tee, ja see toimis, siis nüüd ma alustasin seda suht poliitika reklaamide ajal, kui see valimiste aeg oli, aga natuke enam seda juba, siis ma nägin, et see ei toimi enam. Et nüüd ma teen niimoodi, et ma alustan a la stiilis, et kui sa tahad lugeda sellel teemal, siis vaata kindlasti siia
et seal saad ilgelt kasulikku infot või mingi super hea sooduspakkumise, sõnastus muidugi teistsugune. Ja siis ma räägin nagu edasi taustast ja lõpus tihtipeale ei panegi uut call to action, seepärast, et kui sul on mitu tükki ka, et siis ajab ka segadusse, et mida ma nüüd tegema pean, et tihtipeale ettevõtetel näiteks on, et meil on nüüd müügis see ja see uus asi, on ju. Aga tead, kui sul on mitu linki, see tekitab mul segadust, et millise peale ma nüüd klikkima peaksin, et mis see kõige parem oleks. Ja siis ma mõtlen, ma ei viitsi valida üldse, lasta seekord olla. Et jah, et sellise nagu pisut kogemusega tausta inimese palkamine võib olla nagu efektiivsem kui see väike raha kokkuhoid. Ja teine asi ongi, et kas see tuleb nii palju, et äkki paneks selle 300 eurot hoopis näiteks sotsmeedia reklaamide peale ja oled pildis nagu pikemat aega ja täpsemale sihtrühmale, eriti kui kasutad Facebook Pixlit. Et see mõte, jah. Ja mis siit uuringust veel nagu välja koorus ja mis on need trendid näiteks nüüd 2023, et kuhu üldse tasuks veel ja midagi, nagu sa tõid väga hea praegu näite selle postituse sisu muudatuse osas, aga kas mingeid mõtteid veel, mis 2023 võiks teha teisiti või mõelda? No selles mõttes, et mina ei arva, et kõik peaks liikuma video peale, sellepärast, et jah, video on ka väga tähtis, aga video puhul näiteks metaplatvormide puhul on see, et Meta teab, ma ütlen nii Facebook ja Instagram siis, et kas sa vaatad rohkem videosisu või pildisisu ja vastavalt sellele ta söödab sulle siis seda sisu sinna ette, kui mina vaataksin rohkem videosi, siis ta näitab mu feedis ka rohkem videosi, kui vaatan pilte, siis näitab pilte. Ehk siis sellepärast peaks ikkagi tegema mõlemat sisu. See püsiv vaidlus Instas on ja, et kas ta nüüd eelistab seda pilti või videot, kui te veel ei jälgi, siis ma soovitan jälgida Instagramis sellist tegelast nagu Mosseri. Ehk siis tema teeb iga reede õhtu, Eesti aja järgi siis reede õhtu Ask Me Anything stories'i, et seal ta siis räägib, nüüd ongi Insta tegevjuht äkki vist, et me võime pärast panna selle konto lingi näiteks sinna eventi alla. Võiks küll. Ja siis ta reaalselt, seal küsivadki inimesed, et kuule, et mis seis on, et selle asjaga või teise asjaga ja sealt nagu temalt käest on tihti küsitud just seda, et kas sinna Instasse peaks panema pilti või videot, et Insta nagu eelistaks nüüd videot ja siis on seal ikkagi nagu see, ta ise ka nagu, et ikka me armastame seda pildisisu ja niimoodi ka, et selles mõttes ma ei arva, et peaks keskenduma ainult ühele. Nüüd, kui inimestel on tihtipeale see, et eriti kui sa oled väike ettevõte ja mõtled, et see videosisu ei tule kuidagi. Mina ei ole elusest teinud video niimoodi, et kui ma ütlen video pööramist või käenamist valesti, videot ja nii edasi, ma ei saa elu sees seda selgeks, nii et kannatage ära. Et mida mina teen, ma kasutan CapCuti äppi ja siis ka desktopi versiooni. Ja kui mul ei olegi reaalselt videosisu, siis vahest mul on üks hea pilt, mida mul on vaja levitada, siis ma panen niimoodi, panen CapCuti äppida sisse ja teen tast nagu 5-sekundilise seisev pilt, aga Meta jaoks on ta MP4 fail ehk siis video. Et näiteks sellega või siis kui te ei ole CapCuti kasutanud, on ka teisi tööriistu, aga mina selle peale jään. Seal on ka nii, et sa saad lihtsalt võtta pildid järjest, et ta teeb ise sulle, genereerib seal NewCut on vist nüüd selle, või NewCap on, kui sa uue selle äppi alla laadid, minul oli vanasti Shortcut. Et siis sa paned pildid sinna, ta paneb ise need viled ja vidinad muusikaefektid taha ja see on nagu, ma ei tea, 10 sekundit ja sul on video valmis. Et öelda lihtsalt, et mul ei ole mingit sisu, millest video teha, on minu mõist natuke laiskus. Minul on näiteks telefon alati täis pildistatud erinevatele ettevõtetele, mul on erinevad kaustad, keda ma nagu sisu loon, et ma pildistan täiesti suvalisi asju, mis tunduvad ägedad, aga sel hetkel võib-olla ei sobi sotsmeediasse. Ja siis mul on olemas arvutis kaustad iga ettevõtte kohta ja kui mul on mingit sisu vaja, siis ma lähen sinna kausta, vaatan, mis ma olen teinud, varasemad pildid, videod ja valin nende seast. Et see on ka minu meelest, kui öelda, et mul ei ole ideid sisu luua või mul ei ole aega sisu luua, siis mul on pigem just vastupidi, et mul on liiga palju sisu, mida ma ei suuda ära ajastada või nagu mõelda, et kuhu ma panen seda. Et kindlasti seda kasutada.
Aga sotsmeediakanalite poolt jah, et loomulikult ma ei ütle, et kui siin on nüüd, et Face on esimene ja Insta teine ja nii edasi, on, et nüüd kõik peaksid ainult siis Face'i või Instat. Veel kord, nagu ma alguses ütlesin, seal, kus on su persona, et seal peaksid ka sina olema ja teiseks hinda reaalselt ka oma oskusi. Et Face minu arust on kõige lihtsam praegu endiselt, nagu sisu loomise poolest, see levikuks on ja, aga sisu loomise poolest, lihtsalt kasuta Reels'e ja Stories'i ka Facebookis ja Reels'e ka Facebookis, et sellega, aga jah, Face on siin olnud kõik need aastad, ma olen 6 aastat tegelikult teinud, aga siin on 3 aasta võrdlus. Peamise kanalina vastasid ikkagi valdav osa, et on Facebook ja üks ainuke ütles, et YouTube ja üks ainuke ka TikTok. Et ma eile tegin jälle turunduskohvikut, ma teen Tartu turundajatel üle 6 turunduskohvikut, siis ma küsisin ka, et kuidas teil seal YouTube Shortsiga on. Et see on ka ju natukene nagu TikTok või siuke, et ma vaatan, mul oma lapsed seda vaatavad palju. Et siis seda ka veel keegi väga ei kasuta, et tegelikult võiks ju kasutada neid kohti, kus teised veel ei ole. Seal oleks nagu väike eelis, et sellepärast võiks TikToki kasutada või siis, ma ei tea, Snapchati või ka YouTube Shorts, et sa oled siis seal ennem kohal juba, kui su konkurendid on. Aga jah, et seda peab ise tunnetama, kas sa reaalselt oskad tahad. Ja järgmise aasta poolt arvati ka ikka, et Facebook on esimene. Iga aasta on niimoodi, et see protsent langeb, et järgmine aasta ei ole, aga siis tuleb aasta pärast uuring ja näitab ikka, et on nagu täiega laes. Et ei kaota siin hetkel kuhugi. Inimesed on väga tänulikud, kui sa pärast paned siia postituse alla need lingid, just need, mis sa rääkisid, et sa kasutad videomontaažiks, et Rutt siin pani küll CapCut, aga midagi veel, mis sa need tööriistad, mida sa ise kasutad sisuloomes, et oleks super, kui sa saad lingid panna. CapCuti puhul, et on see desktopi variant, siis arvuti variant, aga imelihtne on ka telefoni oma, see on tasuta, et tõmmake mõlemad või vaadake mõlemaid. Üks asi, mis ma tahtsin öelda, on selle uuringus ka, et mis eesmärgil see sotsmeediat kasutada, et siin nagu absoluutselt ei kattu eesmärgid sotsmeedia kasutajatel versus siis ettevõtetel, kes sotsmeedias on. Et kõik need aastad on sotsmeedia kasutamise peamine eesmärk ettevõttel toodete, teenuste, reklaami. Aga kui sa paned ennast korraks sellesse rolli, et kui sa lähed ise õhtul, ma ei tea, Instasse või Face'i või TikToki, kas sa lähed sinna asju ostma või sa lähed meelelahutust otsima. Et lihtsalt ärge unustage seda, et inimene ei osta kogu aeg. Ta ei teagi, et tal seda vaja veel on võib-olla. Aga see, et kuidas sa temaga suhte lood, ongi see, et sa lood meelelahutuslikku, huvitavat, harivat, kasulikku sisu. Ja siis ta jääb su nii-öelda külge ja see hetk, kui tal on reaalselt vaja seda asja osta, siis sa tuled talle meelde. Et minu meelest on hästi oluline, et mõtle, sa ei lähe ostma, ma olen toonud saia näite päris tihti, et sa ei lähe poodi saia ostma sellepärast, et seda raha anda sinna poele, vaid sa lähed sellepärast, et ma ei tea, sul on kõht tühi, su lapsed tahavad saia, minul saab peres mees saia, et ma lähen ostan sellepärast, mul on mingi valu, mingi mure ja ma sellepärast ostan. Ja samamoodi sa pead lähenema ka oma sotsmeedia sisule ja siis ka ülesehitusele tekstile. Et sa ei ütle, et vaata, mis mul siin on, mul on siin mingi unicorni rosinad, ma olen lapse laua taga. Ja siis ma ei tea, mu laps ei vaata seda rosinat, ta ei arva rosinatest, nad ei arva mitte midagi, aga ta on selle pakendi sees, sellepärast talle meeldib see. Ja siis sa räägidki selle, et meil on nii äge pakend, et seda söövad isegi lapsed. Kui ma lapse vanemana tahan maha müüa siis seda, et ala stiilis. Kas sul on ka vahel see mõttekoht, et sa tahaksid, et su laps sööks rosinaid, aga nii kui ta rosinat näeb, siis ta ei taha seda süüa. Vau, meil on lahendus. Meil on unicorni rosinad ja see pakend on nii hea pakend, et ta reaalselt müüb selle lapsele maha. Teate, paar päeva tagasi ma vaatasin Doktor Ai mingit sarja on telekas mingi lastele
ja seal räägiti lastele ära, kuidas lastele müüakse asju, mis ei ole söödavad või nagu tervislikud. Täpselt seal öeldi ka, et pakend on see, mis müüb lastele ja kui ma tegin seda Eesti suunamudijate mõju Eesti noorte ostukäitumisel, see oli täpselt samamoodi, et sa ei ütle neile, kuule osta, aga nad kõik ütlesid, et ma sain idee sealt või niimoodi. Sama kehtib täiskasvanute puhul ka, et sa räägid oma asjast, aga mitte otse, vaid sellest nurgast, mis selle lugeja jaoks on kasulik või et tema saaks sealt midagi. Ja see on väga hea point, et pane oma eesmärgid samaks, mis kasutajal on ju. Häälesta ennast õigesti, siis tuleb ka see sisuloome sul nagu õiges suunas välja. Aga Kristina küsib siin, et meil oli küsimus, et kui palju minimaalselt seda sisu vaja luua on ju, et on vaja luua siis minimaalselt sa soovitasid 2 korda nädalas, aga kas seal on mingi maksimaalne ka arv, et tundub, et Kristina tahaks nagu 2 korda päevas postitada, et kuidas sellega lood? Nagu ma ütlesin, uudisteportaalid panevad iga päev korduvalt. Ma olen nii mõnegi uudisteportaali siis reklaamikontot näinud ja praegu ka oman ühel ligipääsu, siis põhimõtteliselt kõigil on boostid alla. Aga ütleme nüüd, kui sa ettevõtjana tahad 2 korda päevas panna, siis mina lähtun sellest, et ma ajastan need erinevatele aegadele, ehk siis üks päeva esimesse poole ja teine päeva teise poole. Puhtalt sellepärast, et ütleme, kui see esimene postitus on sul näiteks mingi äge meelelahutus, kus inimesed kaasuvad sellega ja järgmine postitus tuleb mingi hull sooduspakkumine, mille peale kõik ei räägi kaasa, nad lihtsalt klikivad või vaatavad ja lähevad su kodulehele, siis Meta vaatab, et see esimene postitus oli nagu populaarsem, ta levik on parem ja ta võib eelistada siis seda näidata sinu klientidele. Et kui nüüd need ajad on nagu sellised laiemad, et sa ise ka tuled hommikupoole võib-olla Face'i või siis õhtupoole ja uuesti siis õhtupoole, siis ongi see, et sa näed selle esimese ja teise, see on suurem tõenäosus. Loomulikult sa ei näe kõiki postitusi, aga ma nagu hoian seda ajaakent nagu nende 2 postituse vahel suurema. Siis Hele küsib, et kuidas suhtuda Facebooki teatesse page restriction info, kas tegemist on spämmiga või tõsine asi? Spämm, ärge elu sees klikkige mitte ühelegi lingile, kus ei ole. Meta ei saada elu sees sind mingile lingile, kus ei ole facebook.com/. Meta ei tagi sind elu sees Facebookis ära, kuule, me hakkame sul lehte kinni panema. Et ta ei saada sulle mingi link, mis iganes lühendatud tiny URL-iga, see on puhas spämm. Et ma ei tea, ma saan aru tegelikult me seal netiturunduse gruppides aeg-ajalt, ma ei ütleks mõnita, aga nagu naerame selle üle, aga tegelikult ma selles mõttes saan aru inimesed, kui see reaalselt see hetk on käes, et sulle tuleb, sind täägitakse ära või sinu meilile, siis tekib see mõte, et oot, midagi on jama, et siis see nii-öelda loogiline mõtlemine tõenäoliselt kaob ära hetkeks. Mul on ka tuli siin eile alles, et mul leht on kohe piiratud ja mida kõike veel, kliki igale poole. Et Meta, ma ei ole näinud ühtegi ettevõtet, kelle Meta teavitakse ette, et kuule, et me hakkame siin nüüd kinni panema. Kui sa tahad kinni panna, siis ta paneb kinni. Okei, väga hea. Super, meil ongi aeg sealmaal, et me hakkame otsi kokku tõmbama, et ma ütleks kokkuvõttes, mis mina välja noppisin nüüd sellest Briti jutust. Esiteks, kui sul ei ole piisavalt ressurssi, vali üks kanal, kus sa tunned ennast ka nagu mugavalt ise või kui sa ei tunne, siis palka keegi, kes seal tunneb ennast mugavalt ja oskab seda sisu sinna luua. Loo seda sisu vähemalt 2 korda nädalas ja võid ka teha tihedamini, aga siis ajasta need erinevatele aegadele. Ja sa andsid hästi häid nippe just videoloome osas, et meil tõesti nagu paljudel võib-olla on see plokk, et appi mina ei oska mingit videot teha, aga sa mainisid neid häid tööriistu, mille kohta me paneme siia kommentaariumisse need lingid ka, et saate endale alla laadida telefonisse. Siis ma korjasin välja selle sinu jutust, et kuna sa teed tegelikult sisuloomet väga erinevatele ettevõtetele, mis tundub minu jaoks nagu eriti suur väljakutse, et hea, kui ma oma ettevõttelegi selle sisu jõuan ära luua, aga ma saan aru, et üks sinu nippe on see, et sa tegelikult kogu aeg pildistad ja kogu aeg kogud seda materjali kuhugi endale kaustadesse valmis. Ja kas sa teed nii ka, et sa nagu ajastad seda sisu ette, et sa nüüd võtadki ette selle ettevõtte ja nüüd sa ajastad, kui pikalt sa ajastad seda sisu ette, kas 6 aega või mõni nädal või kuidas sul sellega on? Ma ajastan circa 95% postitusi ette ka oma Miilose lehe peal ja ma võtangi niimoodi, et ettevõtted, kelle ma sisu loon, ma põhimõtteliselt eelmise kuu lõpus või siis jooksva kuu alguses ajastan need põhipostitused ära terveks kuuks ajaks ette.
ja kui tuleb midagi juurde, siis on nagu okei. Väga äge. Ja siis, aga nüüd Anna küsib seda, et sa rääkisid videoloomes, et on sellised ägedad äpid olemas, aga ma saan aru, et sinu jaoks kirjutamine vist on niisugune loomulik tegevus, aga mida sa soovitad inimesele, kelle jaoks ei ole see loomulik tegevus, kelle jaoks on raske kirjutada, kas on mingeid nippe nagu, kuidas tekstilist sisu luua sotsiaalmeediasse võimalikult lihtsalt? No nüüd, kui on olemas see ChatGPT, no siis ei saa öelda, et sa ei oska, et ma just andsin siin kinnisvara müüjatele koolitust ja nad seal ka ütlesid, et mida ma siis teen, on ju. Ma ütlesin, et nagu reaalselt pane sinna, lihtsalt ütle kasvõi talle, et kuule, et palun anna mulle 10 ideed Facebooki postituse loomiseks, on ju. Lihtsalt su mõttekäik. Ja teine asi, mida mina palju kasutan, kui mul on uued firmad, ma vaatan konkurente ja mitte Eesti omi, vaid välismaa omi. Nad ei pea olema suured üldse, aga lihtsalt sealt saab ka hullult palju ideid, et kuule, mida nemad postitavad, äkki teeks ka siis seda. Ja, väga äge. Nii et vali endale 1 või 2 kanalit, vali kanalit selle järgi, kus on sinu kliendi profiil, ehk siis ära vali sellist, mida kõik valivad, vaid vali seda, kus on sinu päriselt need kliendid olemas. Ja kasuta siis neid abimehi nagu ChatGPT tekstiloomeks ja need samad äpid Kui videoloomeks. Canvat kasutad, siis proovi ka Vistagreiti. See on sama, mis Canva, aga kõik kasutavad Canvat, siis sa saad natukene erineda. Ja lõppu ma ütleks seda, et kui sa plaanid olla turul rohkem kui 1-2 aastat, siis tee koduleht. Et need on imeodavad praegu ja Orkuti mäletate, on ju. Et ei ole, on ju, varsti ei ole ka ja seda Face'i, Instat, mida iganes, on ju. Ja sisuloome muidugi. Ja kui sul ei meeldi sotsmeedia või sul lihtsalt, ma ei tea, sa ei pea seal olema. Meiliturundus ajab asju, koduleht ajab asju, et lihtsalt nui 4 see tuleb välja ka, kui sa seal oled vastumeelselt. Väga äge. Oi, ma usun, et seal on nagu nüüd süvitsi minna, nagu oleks nagu väga palju veel tunde kulutaksin, aga ma usun, et Brit tuleb meil veel siia ampsudele midagi jagama ja näitama võib-olla ka midagi, kuidas tema siis mingit äppi kasutab või mingit tööriista kasutab, on ja see oleks ka põnev vaadata. Aga aitäh, Brit, sulle. See on väga hea kokkuvõte, millest kinni hoida ja haarata ja oma fookus paika sättida. Ja kõigile siis toredat nädalavahetust ja edukat ettevõtte turundamist ja sotsiaalmeedias elamist. Okay. Head aega! Head aega!